suvi, see tähendab rohkem liikumist, pikki rannapäevi ja õhtuid ja kuidas me saaksime siis oma intiimpiirkonda korras hoida, mis selle hoolduseks oleks vaja? Räägi meile, kuidas siis suvine intiimpiirkonna hooldus käib? No suvi toob sooja ja sellega tekib higistamine, haudumine ja selle loob ülisoodsa pinnase tegelikult selleks, et tekivad punetus, ärritus, intiimlõhnad ja tegelikult siin ongi keskne roll tegelikult intiimhügieenil. Aga räägi, kas siis võib kasutada intiimpiirkonna pesemiseks ka seda kogu kehatoodet? No tegelikult intiimpiirkonna pH on midagi muud kui meie ülejäänud nahal. Ta on väga õrn. Ja kui me nüüd kasutame tavalisi seep ja dušikeele, siis me lihtsalt peseme maha selle kaitsva barjääri nii-öelda sealt. Ehk me häirime seda keskkonda. Ja mida hapram on nüüd see limaskest, seda vastuvõtlikum on ta põletikele. Ehk pigem kasutage ikkagi intiimpiirkonnale mõeldud tooteid. Aga jaga meile siis oma suviseid tootesoovitusi, et mis võiks siis olemas olla vannitoas? Ma alustaksin tegelikult tüdrukutest, sest väga paljud emad on öelnud, et kui nende tütred jõuavad teismeikka või algavad päevad, et ikka tekib aeg-ajalt selliseid punetuse ja ärrituse muresid, et sel juhul on abiks tegelikult just tüdrukutele mõeldud pesukeel, see on for girls. Ta on hästi tõrnatoimiline ja ta pakub sellist head kaitset. Aga isiklikult mulle meeldib kõige rohkem just ultragaaming intiimpesukeel. Sellepärast, et ta muudab seda naha üli pehmeks ja ta võtab maha ka sellise esimese punetuse, selle kipitustunde ja ta on näidanud väga häid tulemusi ka läbi kliinilise uuringu. Praktiline soovitus tegelikult on Soft Cool intiimdeodorant, sellepärast, et tema üks ja ainus ülesanne on tegelikult siis neutraliseerida sellised halvad lõhnad. Ja see võib tekkida nii päevade ajal kui ütleme seal lekete puhul ka tegelikult sellest haudumisest. Ja ta annab isiklikult teile selle mugavustunde lihtsalt selleks ajaks, kui teil ei ole võimalik pesta ja või siis pesukaitsmeid vahetada. Kui siiski on tekkinud punetus, kipitus, sügelustunne, siis selline SOS toode on Lenitiva intiimkreem. Tagasisidena naised on öelnud, et ta juba toimib sellise paari tunni jooksul peale esimest pealekandmist, et ta ei tekita kipitust veel ekstra. Seda saate kasutada nii ise, kui ka tegelikult sobib ta väga hästi ka sellise eelpuberteediealistele tüdrukutele. Ja seda kõike saab lugeda meie Hoiameedi koduleheküljelt, leidke üles intiimkategooria. Me oleme valmis pannud juba sellised suvised tootekomplektid, nii et ma ütleks, et rohkem suve ja vähem muresid.